kerge. Tänases osas mõõdame mu südamerütmi ja räägime spordist. See on prooviring. Kätte on jõudnud pühade kuu hooaeg ning kõik teate, mis see tähendab. Sa läheb paksuks, sa ei takista ennast söömast, sa sööd ju lõputult. Näistab aastavahetus, mis sa siis teed? Lubad ennast vormi jääda uueks aastaks. Kuu aega teete, rassite seal. Probleemiks on see, et motivatsioon puudub. Kust saada motivatsiooni? Hääl läks väga kõrgele. Erateenerid üsna kallid. Siin on meile lahendus. Fitbit Charge 2. Fitbit Charge 2 on siis järeltulija eelmisele Fitbit Charge HR-ile. Seekord on siis Fitbit pannud nagu täie rauaga kõik asjad. Kell on tuugalt asju täis. Tuugalt on asju täis kell. Fitbit Charge 2 näol on siis tegemist siis üsnagi sportliku disainiga. Kuna tegu on siis üsnagi uue mudeliga turu peal, siis selle hind on ka kohati vastav, et see eksemplar siin maksab siis kusagil 150 €, mis ei ole kaugeki mitte nagu odav summa. Siin jõuludeks võib-olla saada säästud välja võtta, saad talle spordikellast. Arvestades seda, kui sa näiteks lähed kõnnik klikki sisse, siis vastu vaatab sul sealt vitriinide pealt lademetes igasuguseid vidinaid, mida sa käe peale saad endale panna. Ja Fitbit nende hulgas on seal siis tõepoolest üks kallimaid, kui jätta nüüd kõrvale mingi Apple Watchi stiilis monstrum. Küsimus siis laiale ringile, et kas Fitbit Charge 2 nagu tõepoolest õigustab oma siis küllaski kõrget hinda. Siuke nagu sinine tellis. Ma avan seda tagant poolt. Kui me nüüd selle lahti teeme. Sellisel juhul siis esimese asjana vaatab meile vastu manuaal. Manuaali me võime siit välja võtta, kui me kunagi selle sõrme taha saame ja ära visata. Manuaali alt tuli veel välja siuke. See on nagu see pill, vaata see, mida sa saistad. Saisti on võib-olla selle nimi, mida sa saistad. Selle karbisest vaatab meile vastu küllaltki siuke pentsik. Pentsik on ka väga sõna hetke meelde. Laadimisjuhe. Teise asjana tuleb karbist välja siis meil kell. Toredate kleepsude taga. Kella nüüd lähemalt vaadates siis väga palju siin just nagu näha ei ole. Külje pealt on meil siin näha üks nupp. Ekraan on nüüd, ta ei ole nüüd puutetundlik, aga selle ekraani peale saab vajutada topelt klikikesed ja oma sõrmekisega pane oma sõrm siia teiks. Klikk.ee, minge külastage. Kella alumisel küljel, mis siis vastu kätt käib, on sul pulsisensor. Sensori kõrval siis siin on näha port, kuhu siis USB laadija meil ühendub. See asi peaks toimima niimoodi. Ma ei näe otsest põhjust, miks sul peab olema siuke klamber, millega saab niimoodi teha. On see väga vajalik funktsioon selle kella puhul. Võib-olla. Lõbu on vähemalt tundideks. Kella üksus iseenest on siis siuke väike julakas, ülejäänud on lihtsalt rihm. Need rihmad on siin siuksed kummist. Pidavad olema päris heast materjalist. Kummirihmade puhul on kaks põhilist asja. Kumm ei ole väga vastupidav materjal, ta hakkab kiiresti nagu murduma ja rebenema. Nende puhul ma ei ole kuulnud, et oleks midagi väga palju halba öeldud. Suurema uuendusena võrreldes siis Fitbiti eelneva kellaga, milleks oli siis Charge HR või Charge lihtsalt Charge 1, on siis kindlasti ära toodud see suurem ekraan siin, kuna vanematel mudelitel oli tegu lihtsalt üsna siukse väikse orbiti nätsu suuruse orbiti padja suuruse ekraaniga. Vaatama on Salvador Dali, vaatama on Stalin, vaatama on spordi Hitler. Kui te olete nüüd Fitbiti äppi alla laadinud ja kella soovite ühendada, siis muidugi kella ühendamine võtab aega circa 10 minutit ilma liialdamata. Suure tõenäosusega tahab ka ta sulle mingid update'id siia alla laadida. Äpp iseenesest esmamulje näeb üsna tore välja, kõik on siuke värviline, sul on mingid jooned, ikoonid, numbrid, kõik on ära toodud, saad ikooni peale vajutada, tulle näitab sulle ka statistikat. Sammude puhul siis ta toob ära sulle igapäevaselt palju su samme tehtud, siit on näha, et 10 000 on sul pandud siis siukseks heaks tulemuseks, hästi tehtud ja siis on 12 000 on millegi pärast siis lagi. Rohkem sellest ei või samme teha. Lisaks on ka ära toodud siis järgmisena on südamerütm, on ju südamerütmi peaks ta mõõtma siis reaalajas. Praegu äpp ei ole siis jõudnud ära sünkida põhimõtteliselt, aga kui nüüd kella peale vaadata, siis on näitab kohe ära, mis su südamerütm on ja siis põhimõtteliselt reaalajas näitab siis ka selle sinu südamerütmi muutumist. Minu südamerütm on väga hirmuäratav 93. Ma ei tea, miks. Hiljem tegeleme. Rääkides nüüd akust ja patareist, siis selle kella puhul on aku elu jaoks hinnatud kusagil 5 päeva, aga see on väga siuke, see on siis tehase enda poolt antud siuke number, mis on väga siukses kontrollitud keskkonnas mõõdetud, et realistlikult inimesed ütlevad, et kella eluiga on kuskil
niimoodi 4 päeva on ju, mis on ka täiesti soliidne tulemus siukse kella jaoks, arvestades seda, et näiteks Apple'i oma kell, ma tean, suudab vist vastu pidada ainult 1 päeva. Tal on ka muidugi kõvasti suurem ekraan ja igaks muid vidinaid juures, aga iga päev oma käekella laadida on ka natuke liiast võib-olla. Mul on isegi tegemist sellega, et ma saaks ennast jõusaali ajada. Ma olen kell ka veel laadina. 2 liigutust. Ilmselgelt saab ka mõõta siis kalori tarbimist. Seda ta arvutab siis sinu keskmise liikumise põhjal ja sinu enda siis vanuse, soo, kaalu ja pikkuse põhjal. Teise väga meeldiva funktsioonina on võimalik seda kella kasutada ka siis äratuskellana. Ehk siis sa ei pea nagu võtma oma telefoni ja panema või mingi vanakooli kellraadio panema kuhugi kõrval tööle, mis hakkab lärmama sul kuskil kell 6 hommikul, kui sa ärgata tahad. Et selle asemel sa saad panna endale siia vibra, ehk siis paned endale mingi aja sisse, umbes ala ma tahan kell 7 hommikul ärgata. Kell vaatab siis, arvestab sinu enda unetsükleid, mis hetkel saad kõige siis kergemas unes ja siis hakkab vastavalt sellele siis vibreerima ja kõikide eelduse kohaselt sul peaks olema lihtsam ärgata. Kui nüüd äpp kõrvale jätta nüüd on ju igaveseks ja nüüd kella juurde liikuda, siis nagu me eelnevalt rääkisin, on tal puutetundlik ekraan. Ehk siis ekraan ei tunne puudutust, tegelikult kogu kell tunneb puudutust. Ja siis selle ühe ainsa nupuga, mis siin kõrval on, siis saab erinevate moodide, nii äppide vahelt siis nagu sirvida. Esimesena tuleb meile vastu siis taaskord meie südamerütm. Järgmisena tuleb siis mingi asi, millega saab ilmselt siis harjutusi siis logida. Et sa saad siis valida endale mingi workout'i, millega tegeled ja siis juhtub midagi. Me ei tea, sest me ei tegele sihukest asjadega. Me ei tea, mis siin juhtuma hakkab. Kes siis jalgrattaga sõidab? Mitte mina. Edasi liikudes tuleb meile siin stopwatch või siis stopper, sellega see on ka üks väga mugav asi, sest sportlastel tegelikult on üsna tihti vaja aega võtta. Minu enda kellal ei olnud näiteks, minu enda eelneval kellal ei olnud näiteks ekraani ja siukseid asju oli üsna keeruline teha sealt. See puhtalt see, et sul on mingisugune ekraan siin olemas. Hoolimata sellest, et tegu ei ole just nüüd väga kõrge resolutsiooniga ekraaniga. Isegi arvestades, et ekraanil ei ole tegelikult väga kõrge resolutsioon, on selle funktsionaalselt siiski märkimisväärselt tänuväärne. Edasi liikumine on siis taaskord siuksed pseudo-äpid või siuksed asjad, mis on juurde pandud, mis on siis mingid hingamisharjutused, mis sa saad teha. Rahune 2 minutit või 5 minutit. Ma ei tea, kas see ka tööle käib. Kuidas ma rahuneda saan niimoodi? Ma ei tea, kuidas asjad käivad. Igatahes selleks, et nagu neid äppe siis selekteerida, siis tuleb seda ainsat nuppu, mis on, saab lihtsalt all hoida. Ja siin on siis nagu näete, minu nagu te näete, siis tegu on siis hingamisharjutusega praegu, mis käseb mul vaikselt olla. Ütleb, et hinga sisse ja hinga välja. Aitäh, äpp. Mul oli hingamisega raskusi. Pöördes tagasi siis meie algse küsimuse poole, milleks oli siis see, et kas see kell on reaalselt väärt seda summat, mis sa selle eest maksma pead, kui sa tahad seda nüüd siis kuskil poest osta, siis jah, suure tõenäosusega on. Kõik need odavamad brändid, mis sul seal on, neil ei ole seda funktsionaalsust, neil ei ole näiteks seda äppi, mis Fitbitiga kaasa tuleb, neil ei ole seda kliendi tuge, mis Fitbitiga kaasa tuleb. Fitbit on üks suurimaid mängijaid praegu siin spordikellade ja aktiivsusmonitoride turu peal ning sellest tulenevalt sa võid suure tõenäosusega alati nende peale lootma jääda, et kui sul tekib oma kellaga mingi probleem, et sa saad nende käest tagasi positiivse kogemuse, kui sa tahad neisse kella välja vahetama minna, siis suure tõenäosusega nad aitavad siin selle koha pealt. Kui sa võtad mingisuguse väikse Aasia firma kuskilt, Super Turbo Max Wrist Monitor Watch, ma kujutan ette, nad ei vasta su kirjale, kui sa sinna kirjutad, et mu superkell läks pooleks. See hind on keskeltläbi see summa, mida sa pead maksma, et selleks, et saada siis endale reaalselt südamemonitor, mis on nagu siis põhiargument siukeste kallimate kellade puhul, sest odavatel neid lihtsalt ei ole. Seega, kas ma soovitaksin seda kella just sellise hinna juures? Jah, suure tõenäosusega ma soovitaks sul seda kella. See sõltub muidugi taaskord sinu enda päevakavast, sinu enda iseloomast, kui palju sa reaalselt spordiga tegeled, on ju. Seega 150 €. No problem, on ju, jõulud. Nii kui nii, et mingi kingirahad on ju, ema ostab, isa ostab, ossilt küsi boonust, sest sa oled nii hea tööline. Sest küsi raha juurde, osta endale kell. Lähed klikki, see on kindlasti mingi allahindlus. On ju hooaeg pärast jõule, pärast aastavahetust. Ma ei tea, võibolla su kullakallis abikaasa on rõvedalt paksuks läinud. Sest võib äkki siuke kerge vihje anda, et vaata, spordikell. Mis ma sellega öelda tahan? Meie tee sporti. Nagu mina teen ka sporti nüüd.